Juhul, kui me räägime esinemisest ja riietumisest esinemise jaoks, siis peamine reegel, mida sa peaksid meelde jätma, on see, et sinu riietus peab olema selline, et see kuulajatel mitte mingil moel silma ei torka ja sinu sõnumilt tähelepanu kõrvale ei vii. Nüüd sa muidugi vaatad mind ja mõtled, et ohoh, Janek, see kõik on kena ja tore ja südant liigutav, mis sa räägid. Aga miks su enda särk on selline, mis tähelepanu kõrvale praegult juhib? Sul on õigus, seega muudame seda. Nüüd, kui see on meil kaelast ära saadud, räägime siis lähemalt sellest, et mida riietamise juures, esinemise juures tähele panna. Esimene asi, millest pead alustama, on see, et uuri välja, mis sorti sündmusega üleüldse tegu on. Sestap, et võib-olla on tegu mingi piduliku üritusega, võib-olla on tegu mingi sündmusega rannas ja vast oleks veider, kui kõik on rannariietes ja sina tuled seal mingi mitmeosalise ülikonnaga. Nii et uuri välja, mis sorti üritusega on tegu ja järgmisena uuri välja see, kes on sinu kuulajad. Vanemad või inimesed ootavad võib-olla sellist mõõdukamat riietust, samal ajal kui nooremate ette võid vabalt võib-olla tulla teksade ja pusaga, ilma et sellest keegi mingisugust numbrit teeks. Ja nüüd, kui selle oled enda jaoks välja mõelnud ja välja uurinud, siis järgmine asi. Need riided, mida sa valmis paned, vaata, et need oleksid mugavad. Ma olen kohanud inimesi, kes tulevad ja panevad jalga oma uued kingad ja siis nad avastavad, kuidas järgmised pool tundi lava peal on väga piinarikkad, sellepärast et küll õõrub siit ja nigiseb sealt ja nagiseb veel kolmanda koha pealt. Pane need riided juba eelmisel õhtul või eelmisel päeval valmis, pane omal selga, vaata, et oleks mugav ja mõnus, et sa saaksid rahulikult käia ilma, et see sinust lisapinget tekitaks. Ja nüüd, kui sa neid riided välja hoidsid, siis vaata, et nad oleksid sellised, et nad tähelepanu kõrvale ei vii. Võib-olla sa oled naisterahvas, kes näeb välja nagu $1 000 000 ja ma üldse ei kahtle, et see nii on. Aga kui sa paned omal ikka sellise miniseeliku, mis tähelepanu sinu sõnumilt kõrvale viib, siis on kehvad lood. Sama lugu on kõiksugu kõrgete kontsadega. Ma olen üsna kindel, et paljud naised oskavad nendega väga hästi käia. Aga kui sinu sõnumit varjutab heli, mis kõlab kips, kõps, kips, kõps, siis see on tarbetu sõnumilt tähelepanu kõrvale juhtimine. Nüüd, kui me juba siin konservatiivsusest räägime, siis mõned asjad veel, mida silmas pidada. Nimelt, üks vanakooli professorite kamp on sellised, kellel meeldib omale siia rinna peale panna taskusse mingi 10 pastapliiatsist ja ma ei tea, mida kõike veel, mis siit välja piiluvad. Jällegi, ka see võib sõnumilt tähelepanu kõrvale juhtida, mis tõttu tarbetu on neid ju kaasa võtta. Ära ka oma taskutesse mingisugust kraami pane, sest kui sul on sellised Tootsi taskud ja kuulajad hakkavad jälle mõtisklema igavamatel hetkedel, et pagan, mis ta seal kannab või mis ta seal on suurt varandust, siis on jälle kehvad lood. Ma olen muidugi kohanud ka inimesi, kes panevad esinemise ajal käed taskusse, sest nad arvavad, et nüüd on nad mul paigas, ma ei tee midagi veidrat nendega. Ja siis nad panevad need käed sinna taskusse, käed avastavad seal mingisugused, ma ei tea, mündid või võtmed ja ma luban sulle, et see on veider vaatepilt, kui inimene seal näppudega oma taskus kohmitseb. Et tee oma taskud ka tühjaks. Järgmine asi, millest me räägime, on ehete kandmine. Inimesed kipuvad esinemise ajal kõiksugu parasiitliigutusi tegema. Näiteks kõrvarõngaid näppima, pastakat klõbistama, mingisugust ketti siin keerutama. Seetõttu väldi segavat ehete kandmist ja eriti kui sa veel tead, et sa ise kipud neid näppima, siis jäta maha. Muidugi, kui nad on veel ka sellised sädelevad ja helkivad ja jällegi suured kõrvarõngad, siis tarbetu segaja kuulaja jaoks viib tähelepanu sinu jutult kõrvale. Natukene kipub siin küll naiste riietest rohkem juttu olema, aga olgu üks asi veel. Naised, palun ärge võtke oma neid suuri käekotte sinna lavale kaasa. Mõnedel teist on käekotid suuremad, kui sõjaväelase seljakott ja siis ma olen näinud, kuidas kramplikult hoitakse kinni ja kuulajad selle asemel, et mõelda, et huvitav, et millest ta räägib seal, mõtlevad, pagan, mis varandus tal seal kotis on, et ta sellest nii kramplikult kinni hoiab. Nii et jäta ka see maha. Ja viimane asi on selline universaalne, et kui sa kingi kannad, siis vaata, et need kingad läigiksid. Kui sa tuled sopaste mustade kingadega, siis pane kuulajaskond seda tähele ja jällegi viib tähelepanu sinu jutult kõrvale ja muidugi ega ka sinust endast head muljet jätta. Nii siis pikk jutt lühidalt. Kui sul sellest midagi muud meelde jäänud, siis jäta meelde, et riided peavad olema sellised, et kuulajad ei jää mõtisklema nende üle. Kõige parem riietus on see, et kui kuulaja läheb koju ja keegi küsib tema käest, et mis esinejal seljas oli, siis vastus on mina ei tea, midagi seal oli, aga mina ei vaadanud, ma kuulasin, mida ta rääkis. Sellised lood praeguseks. Jääme jälle nägemiseni.
ja enne kui sa ära lähed, siis vaata siin all olevat järgmist videot ja vaata ka seda, ka see sisaldab palju häid nippe.